Tervist! Podcast 442, episood 213, kui ma eksi, võib-olla 214. Igatahes väga palju episoode on ja täna on meil päris eriline episood, sest meil on esiteks külaline ja teiseks külaline Kuressaarest Saaremaalt. Tere, Martin! Tere õhtust! Et Martin on siis Kuressaare tegevjuht, nagu ma õigesti nüüd ütlesin. Jah, tegevjuht kirjade järgi, lepingu järgi tegevjuht, aga teen ka kõike muud. Aga sisusse me hakkame süvenema täna, et nagu meil on ka selline, ma ei tea, kas provokatiivne, aga natuke selline YouTube'ilik pealkiri, et 10 küsimust FC Kuressaare tegevjuhile, neid küsimusi on palju rohkem, aga seda enam põnev on meil sind vastu võtta ja minu kaassaatejuhid on täna nagu alati Maarjo. Tere! Ja Brandon. Tervist! Vot, et ega siis midagi, tavaliselt ma ütlen siin hetkel, et tribüüni tuleb jälgida ja nii edasi, aga täna võib-olla suundume kohe külalise teemadesse nii-öelda, kui sobib. Sobib kõigile, väga hea, super. Martin, tead, millest me mõtlesime alustada? Me mõtlesime alustada hoopis sportlikest tulemustest, sportlikest eesmärkidest ja nagu läbi esindusmeeskonna nii-öelda. Et võib-olla nagu, ma ei tea, nii lühidalt kui saad või nii pikalt kui saad, iga vahet ei ole, meil aega on. Kuidas siis FC Kuressaares hinnati hooaega 2025, kui te põhimõtteliselt viimase mänguga säilitasite koha Premium liigas? Päris briljantselt aus olla, siis me ju Premium liigat teame, et otseselt kohast 5 kuni kohani 9, ütleme kohani 8 vähemalt ju suurt vahet ei ole, mis koha peal sa lõpetad. Loomulikult hetkeks hooaja lõpus enne üleminekumänge tekkis selline väike selline elevus kõikidesse meie inimestesse, aga lõpp hea, kõik hea ja aastal 2026 oleme ju endiselt Premium liigas. Kas üleminekumäng, ütleme, kas mingil hetkel sel hooajal tekkis selline, ütleme, kartus, et võib ka esiliiga oodata? No ma ei saa käega vastu rinda taguda öelda, et selliseid mõtteid üldse ei olnud, aga õnneks ütleme alates hooaja teisest kolmandikust oli näha, et me tegelikult liigume õiges suunas ja kui me vaatame eelmise hooaja mängude tulemusi, siis kõik sellised, kus me alla oma võimet võib-olla esinesime, oligi seal esimese kolmandiku peal. Edasi läksid asjad paremaks nii mängulise poole pealt, tiimitöö poole pealt ja ma arvan, et jah, võib-olla mõni üksik mäng oli seal viimase 2 kolmandiku peal, mida tagantjärgi mõelda, et oleks võinud paremini minna, aga me mängisime kõigiga üsna tasavägise hooaja. Räägime võib-olla mõjust ka, et üks on see emotsionaalne pool, et mis kas sa oled kõrgliigas või esiliigas, aga seal käisid nagu enne üleminekumänge käisid kõlakad läbi, et kuidas sa nagu ise hindad, et praeguseks me oleme kuulnud ja kindlasti me räägime ka sellest, et Kuressaarest on saanud siis 26 juba põhimõtteliselt täisprofessionaalne ja lõppeklubi esindusvõistkonna tasandil. Et mida see esiliigasse langemine oleks Kuressaare esindusvõistkonnale tähendanud, et seda kindlasti ka pidite arutama kontoris? Ütleme, me ei jõudnud nii kaugele. Me elasime hooaja lõpus päris ausalt päev korraga ja vaatasime, mismoodi see hooaeg lõpeb. Kindlasti me ei oleks esiliigat mänginud samasuguse koosseisuga, nagu me plaanime 2026 hooaega alustada ja mängida, see on selge. Aga jah, ega me väga pikalt juhatuse ja juhtkonna tasandil selle võimaluse üle ei arutanud. Aga teil vist eelmisel aastal liiga palju neid pikemaid lepinguid ka ei olnud mängijatega, et praegu me oleme kuulnud, et nii mõne uue mängijaga on tehtud nagu mitmeaastased lepingud, et selliseid nagu kohustusi vist teil enne siis nagu tänavust aastat ei olnudki. Ja ma nii palju täpsustaks, et see ei olnud mitte ainult eelmine aasta, vaid see on minu teada, mul täitub suvel 3 aastat Kuressaares ja nii palju, kui ma kuulnud olen, see on üldse esimest korda Kure siis pea 29 aastase ajaloo jooksul, kui meil üle 1 aastaseid lepinguid tehakse. Aga see on sellise tabeli teise poole satside juures tegelikult ei ole midagi üllatavalt, et siin
mõni aasta tagasi, kui Kauberid ja asjad Pärnusse läksid, siis neil oli samamoodi, leping lõppes viimase vooruga ja siis algas põhimõtteliselt siis uuest aastast. Et seal vahepeal oli ka see mingi paarikuine auk, kus sa nagu justkui olid töötu mängina. kellega praegu on kahe või ma ei tea, 2-aastased lepingud? Kahene on kindlasti vähemalt 2 on Taavi Jürisool ja Rasmus Taluga tegime 3-aastase. Ma peast nüüd, ma eksin, et siin... Ma ise pakuks, et äkki Nõmm oli ka 2-aastane vähemalt. Ei, Nõmm ei ole, et ma jään praegu võlgu, et jah, oleks... see suurusjärk on siuke üksikud mängijad siis pigem? Ja no me osadega tegime ka eelmise hooaja poole pealt juba, sõlmisime tegelikult nüüd algava hooaja lõpuni lepingut pikendasime ära, et ka see oli Kure jaoks suur samm edasi. Aga selleks, et selliseid asju teha, on ikkagi nagu vaja ju majanduslikku tagatisi ja sellised elementaarseid asju ka, et kas siis sinu selle viibimise juures on Kuressaare finantsmuskel siis nii palju suurenenud või on siis kuidagi midagi on muutunud selle jooksul? Ma ei ütleks, et ta tänaseks päevaks nüüd mingisuguse metsiku tiigrihüppe edasi teinud on, aga nüüd viimase aasta jooksul või tegelikult isegi kauem on, meil on kontori poole peal selline natuke, ütleme see klubi juhtimine ja see on ka nagu natuke nagu jalgpalliplatsil toimuv, et see, et sul 1-2 väga head mängijat võistkonnas on, et see ei tähenda, et sa midagi saavutad, et ma arvan, et me viimaste 1,5-2 aasta jooksul me oleme saavutanud just nagu tiimina juhatuse tasandil sellise mõnusa koostöö ja asjad on hakanud ülesmäge minema. No super, aga siis vaatamegi hooajale 2026 otsa. Ma tegelikult, mul tuli meelde, ma tahtsin taustaks just teist asja panna, aga lasta olla. Aasta 2026, millised on Kuressaare eesmärgid? Samasugused, jääda püsima, loodate sammu edasi, kuidas nagu Kuressaare vaatab sel hooajal? No eesmärkidega on ikka nii, et tegelikult tuleks kõiges, mida sa teed, eriti väikse klubina, tuleks võimalikult kõrged eesmärgid seada, et ma ei räägi siin loomulikult täna medalikonkurentsi sekkumisest, aga sooviks hooaja võimalikult kõrgel positsioonil lõpetada, et tänase päevaseisuga võib-olla peale meie viimast taliturniiri kohtumist võib-olla siin kõrvaltseisjatele tundub see natukene uskumatu, aga ma olen üsna lootusrikas ja ma olen üsna kindel, et me saame päris ägeda pundi mehi kokku selleks hetkeks, kui siis premium-liiga hooaeg algab. Aga me oleme enam kui poolel teel sellega. Aga mis see nagu eesmärk on siis, et ikkagi ma usun, et ka Kuressaare püstitab mingeid eesmärke oma treeneristaabile ja peatreenerile, et kuidas nagu... Ja no esimene asi on kindlasti üleminekut mänge vältida. Et sellest väljakukkumisest ma praegu üldse ei räägi. Ma tahtsin just nalja teha, et neid saab vältida erinevat moodi. Et ütleme siis ikkagi 2026 me loodetavasti ja pingutame selle nimel, et platseeruda kõrgemal kui 9. koht. Aga sa ise tõid ka ennist välja, et ega Eestis nagu liiga suurt vahet ei ole, kas saad 5 või 8, et aga mida teha, et Eestis oleks ka sellel vahe, sellepärast et ma mäletan, et mingi aeg mõned aastad tagasi vist oli äkki enne sinu seda nii-öelda tööle tulekut, kui FC Kuressaare klubis oli, FC Kuressaare oli 5. kohal ja siis mõtles nagu sammu edasi teha, et siis oli see justkui oli FC Kuressaare jaoks oluline, sellepärast nad polnud seda kunagi saavutanud. Nüüd on see 5. koht tehtud, top 4 jõuda on paratamatult Eestis raske, et mida teha, et ta olekski nagu tõesti, et väga suur vahe, kas klubi on 7. või 5. No ma olen nendel puhkudel öelnud, et tegelikult see, mismoodi suhtutakse madalamatesse kohtadesse, et selles on eelkõige süüdi Eesti suusatajad, et me oleme harjunud läbi aegade kuldmedalite või no vähemalt medalitega nii olümpialt kui maailmameistrivõistlustelt, et ega tavafänn või tavainimene, aga ta tegelikult ei teadvustagi endale, ta päris hästi ei adu, mis töö on selle taga, et ma ei tea, 8. koha asemel tõusta 6. näiteks. See, ma arvan, et üleüldse see Eesti spordis
ja spordifännluses võib-olla on natukene, arvatakse, et need võidud tulevad kergelt, tegelikult nad tulevad palju raskemalt, kui nad paistavad. Tundub, et kui eelmises saates me rääkisime, et laskesuusk on süüdi meie ülekannetes, siis suusatamine on süüdi meie valesti, ütleme, väärtustamises. Ei, see oli loomulikult läbi huumoriprisma öeldud, et jalgpalli kontekstis ma ei oskagi seda nagu öelda, et mis me tegema peaksime, et on need mingid finantsboonused, mis motiveeriksid klubisi nagu rohkem töötama selle nimel või on see ju pikem selline emotsionaalne asi ikkagi, et võib-olla fännid peaksid ka rohkem väärtustama seda? Ma arvan, et eelkõige fännid, et ega siin finantsiliselt nüüd ju tegelikult 5. kohaga versus 8. koht ju tegelikult mingit lisaboonust ju kas jalgpalliliidult või kust iganes sektorist ei kaasne ju, et see pigem on ikkagi, ma arvan, et fännid võiksid küll jah, pigem rohkem väärtustada neid kohti, siis ütleme, ma ei teagi, mis kohast siis ülespoole, 8., 7. Paar aastat tagasi Kure sai ju, mis ta oli 5. või? Et kui suur asi see oli Kuressaare jaoks toona? Kahjuks mind siis klubi juures veel ei olnud, aga eks see loomulikult on suur asi, et see ega see ometi seotud ei ole? Kurjad keeled võivad öelda, et pärast Martini tulekut on tulemused alla tulnud. Tulemused on alla tulnud jah, sportliku poole pealt ja ka publiku numbri osas, aga no kindlasti, kes meie see kõige tihedam klubiringkond on, neil oli see 5. koht ikka väga, väga oluline ja ega meil neid selliseid andunud fänne on ka ikkagi üksjagu, et ma usun, et kõik olid tol hetkel ikkagi üliõnnelikud selle 5. koha üle. See on sarnane nagu see aasta toimub Pärnuga. Tegelikult ongi ju hea sinu käest küsida, sina ei olnud siis toona klubis, et kui palju sina seda tähele panid toona, mitte see Kuressaarega seotud inimesena? Ma olen Kurele nii kaua, kui ma mäletan, vähemalt ma ei saa valetada, et ma nii kaua kui need aastad, kui Kure on mänginud premium-liigat, olen ma alati kogu oma teadlikku elu Kurele pöialt hoidnud. No okei, aga see on nagu klubi struktuuris tööl selles mõttes ikkagi. Et kui suur see nagu sinu jaoks oli see 5. koht toona? Ja mind ei olnud siis veel Kures. Ei, ma tean, aga seda ma räägingi, et siin ei olnud nagu ei, see oli ikka loomulikult oli hea tunne, et ma olen korduvalt enne Kure juurde tulekut, olen Facebooki seinale endal pannud pilte, kus mingitel müstilistel põhjustel on FC Kuressaare peale 3. vooru tabeli liider või midagi sellist, et alati ega saarlase ja jalgpallisõbrana teevad sellised asjad head meelt, et see ongi see jalgpalli võlu. Kas mängijaid tuleb ka juurde veel? On tulemas? No peab tulema jah. On teil nagu töös juba räägitud, testite? Ja eks meil täpselt nimed me on võlgu, aga töö selle nimel käib, et me peame kindlasti saama vähemalt 2-3 meest juurde veel. Ma teil arengukava lugesin, siis oli teil plaan nüüd siin mõne lähi aasta jooksul ka spordirektor klubisse palgata, et kuidas hetkel see komplekteerimine üldse toimub, et on see ainult peatreeneri ülesanne või on see kontori ülesanne või kes seda võistkonduse kokku paneb? Sportliku poolega tegelikult pigem kõige rohkem tegeleb jah, nüüd Sander Post peatreenerina pluss siis meie juhatuse liige Maarjo. Või siis provokatiivselt küsida, et on see Flora teine, kuidas võistkond kokku pannakse? Ei, Flora teine ta nüüd küll ei ole, et see Flora side on ka pigem on selline, et kuna teatavasti kui te meie arengukava vaatasite, siis seal minu arust oli ka seal kirjas, et see kord viiking, alati viikings. Meil on ju läbi ajaloo tegelikult Floraga on head suhted olnud ja endine kuremängija Pelle Pohlak on täna Floras eesotsas ja sellise, ütleme, mitte nüüd suure, kui mitte öelda väikese eelarvega klubileks, me peame ju kõiki võimalusi kasutama, et endale mängijaid hankida ja õnneks meil on siiamaani ei ole Floraga suusad risti läinud, et me oleme suhteliselt hea läbisaamise juures, jah. No see Floraga suhtlemine, see tuleb meil kindlasti eraldi plokk ka, et äkki kas on veel nagu konkreetselt hooaja kohta kellelgi mingit küsimusi või Brandon? Tunned muret, et konkurendid saavad tugevamaks, nõrgemaks? Ei, ma just pigem mõtlesin seda, et kui paar aastat tagasi oldi 5, siis võib-olla see järgmine eesmärk võikski olla nagu
stabiilselt olla seal 5-6, et teha nagu see samm, et ei kukuks vahepeal sinna üleminekule tagasi, nagu et siin tegelikult Pärnu mingil määral on ju hea näide, et nad on nüüd mingid, ma ei tea, kas see üle-eelmine aasta oli äkki 7 või? Muidu oli ju 6, 7, 5. no jah, eks muidugi nende aastatega nagu olukord muutunud ka, et ma arvan, aga seal on nagu näha seda, ta võib-olla nagu mingil määral võiks ta olla nagu hea hetkel nagu hea näide, kunagi ei tea, kuidas neil järgmine hooaeg läheb, aga just selles plaanis, et see keskmine tase hoida nüüd seal tabeli keskmiku juures ja sealt mingil hetkel võib-olla, kui on sobiv tähtede seis ja sobivad võimalused, siis teha see nii-öelda väike samm veel ülespoole, et jaa, aga see ongi ju tegelikult see, miks me mängijatega hakkasime pikemaid lepinguid tegema, et ega hirmus raske on ju sellise pundiga midagi saavutada, kes saab, kas saab lepingu või ei saa, sellest ta saab teada vahetult enne hooaja algust, eks, et praegu me selliste väikeste sammudega olemegi ettevalmistusi tõusmiseks tegema hakanud ja ma usun, et kui mitte veel see hooaeg, siis kindlasti järgmine hooaeg need saame oma, kuidas nüüd siis öelda, tööde vilju maitsta. Aga kas need eelmise hooaja keskel sõlmitud lepingud, olid nad selle klausliga ka, et kui jäädakse nii-öelda kõrgliigasse püsima või need olid lihtsalt igal juhul? No eks me peame tegelikult selliste asjadega arvestama jah, et seal mitte kõigil, aga vist sai pandud, kui ma õieti mäletan. no eks seal peab ära tunnetama, et kui atraktiivne see mängija nagu jalgpalliturul ka on, et võib-olla mõnele mängijale isegi ei tasu seda panna, sellepärast et teine klubi tahab seda nii või naa, et siis saab sealt vähemalt väikest taskuraha teenida. Okei, ja lõpetuseks, nagu ma ütlesin, tahtsin taustaks panna, aga enam-vähem peast tean, et siuke küsimus, mitte küsimus, aga meie sponsor Epicbet hindas seda tõenäosust, et Kuressaare langeb välja ja tõenäosus oli, kui ma eksi, oli 37%, et see oli ainus, kellel oli kõrgem, oli Nõmme United, et lihtsalt selline lühike küsimus su jaoks, kuidas kommenteerid? No ma arvan, et see annab meile kõigile klubis lisamotivatsiooni vastupidist tõesti. Nüüd teil on ka midagi riietusruumis seinale riputada, et meil on kogume neid materjale vaikselt. Ma võin vastupidi öelda, et 61 on suurem kui 39, kõigile kurevihkajatel on see väga negatiivne uudis. Aga reaalsuses vähemalt ma hetkel näen, et see tabeli alumine pool tõotab tulla ikkagi väga tihe seal nagu mingi 4-5 võistkonna vahel. Aga keda te ise näete nagu peamise, see küsimus on kahes pooles, esiteks nagu selles võitluses, et kes on need tiimid, keda te peaksite edestama kindlasti, ja teine küsimus on see, et kes on Kuressaare üldse siuke põhirivaal, et kõigil on, meil on mingi selline mingi põhimõttelisem mäng. Põhimõttelisem mäng, eks meil on, kõik mängud on kõige põhimõttelisemad on meil, ma tean, et meestel on Floraga kõige põhimõttelisemad mängud. Aga kes nüüd, kui ma ütlen enda mätta otsast, siis mina olen absoluutselt sellel arvamusel, et Eesti jalgpall ei peaks olema nii Tallinna keskne. Et siis ma väga-väga tahaksin, et lähiaastatel tuleks kusagilt, ma nüüd ei oskagi öelda, mis linnast siin võib-olla, et Viljandi võib-olla tuleks tagasi jalgpallikaardile ja võib-olla Elva teeb sammu edasi, et see asi klubide vahel oleks mitmekesisem, et kui lõpuks jõuab kätte hetk, kui Premium liigas mängib 8 Tallinna võistkonda, et ma ei oska öelda, kui hea see Eesti klubi jalgpallile on. See on hea, et sa mainisid 8 Tallinna võistkonda just, et millal alustame siis nendest teemadest, et kas on lähiajal üldse oodata, et Kuressaare hakkab kunagi Kuressaarest treenima ma räägin esindusmeeskonnast? Ja, see on ju meil ka arengukavas sees, et me järgneva kuni aastani 2030 siis teeme ettevalmistusi selleks, et Viikingid lõpuks koju tuua. Täna on see ebareaalne veel. Meie tänase finantsseisu ja muude mis see teeb? Lihtsalt mina aiman, miks see on, aga teeme nagu natuke lihtsamaks teistel inimestel ka, et keegi ei peaks arvama. Miks on nagu finantsiliselt kulukam treenida Kuressaares ja elada Kuressaares? No
ütleme kuni nüüd eelmise hooajani me võtame kas või Märten Pajunurme, eks, kelle põhitöö oli ju hoopis teises sektoris, kui see on jalgpall, eks, et noh, ma ei kujuta ette, mis raha eest me oleksime Märten Pajunurme näiteks suutnud meelitada Kuressaarde kolima. Peaksite Verstonist üle ostma ta? jah, no tõenäoliselt see oleks praktiliselt nagu Paide mängija ju. ja, et esimene asi on ikkagi raha, et ma arvan, et need palgatingimused, millega kvaliteetsed mängijad Tallinnas on nõus mängima, on tunduvalt madalamad kui need, millega nad oleks nõus Kuressaarde tulema. Lisaks Kuressaare kinnisvaraturg, jah, kui talvel on veel võimalik üürikortereid sellise suhteliselt noh, ma ei saa öelda mõistlikku, sest tegelikult Saaremaa üüriturg on enam-vähem samas hinnaklassis Tallinnaga, et ega siin väga suurt vahet ei ole, aga et kõik elamispinnad, kui me mõtleme esindusmeeskond, suurusjärk 30 inimest, okei, nooremad mängijad võib-olla saavad elada ühes korteris, aga mängijad, kellel juba on pered, seda kindlasti ei saa ja pluss meditsiini kättesaadavus, kõik muud asjad, et see on võimalik, aga mitte täna. Ja mis numbritest me räägime üldse umbes, on see paarsada 1000 eurot, mida oleks vaja juurde saada, võib-olla isegi rohkem, et ja see suurusjärk jääb sinna 200 000 juurde, et täna meil sellist võimalust ei ole, jah. Aga loomulikult jah, soov on lõpuks peale pikki aastaid mehed Saaremaale tuua. aga mida praegused mängijad üldse sellest arvavad, et on see nagu on noored mängijad, kes on võib-olla Tallinnas üles kasvanud, harjunud Tallinnas käima, et tegelikult natuke kulooredes on kuulda, et võib-olla isegi kõik Paide mängijad ei ole selle üle liiga õnnelikud, et nad sinna Paidesse peavad minema, et Tallinnas oli palju mugavam, et ma kujutan ette, et võib-olla keskmine jalgpallur ikkagi ka pigem eelistab elada Tallinnas kui siis Narvas või Kuressaares. See on jah selline kahe otsaga asi, et eks me näeme ka oma jalgpallikoolis selle nimel vaeva, et meil oma Saaremaa mängijaid juurde kasvaks, et kui siin eelmisel hooajal oli meil ju ütleme põhimeesteks oli 3 saarlast, siis seda numbrit me tahame ka kindlasti suurendada, et see jälle omakorda võib-olla annab suurema võimaluse, et mujalt vähemalt mängijaid tuua, aga jah, et eks see noortel inimestel on see, et see on ka üks põhjusi, miks meil omal ajal ju naiskond ära kadus, et Saaremaal jalgpalli harrastatakse täitsa arvestataval arvul, aga seda kuni gümnaasiumi lõpuni, et see täna on ju see hetk, et noor inimene peab siis valima kas karjäär või haridus. Jah, karjääri saaks jätkata mujal klubis, aga mitte oma koduklubis, et täna on see üks põhjus ka, miks meil esindusmeeskond endiselt Tallinnas on, et me tegelikult neile Saaremaa noormeestele, kes oma õpinguid Tallinnas soovivad jätkata, siis neil on olemas meeskond, kellega koos treenida ja kus areneda. Ja kuidas üldse integreerida neid noori, kes on praegu Saaremaal, mõtlevad, et võiks nagu jalgpalli mängida, et siis nad peaks justkui jalgpalli pärast kolima Tallinnasse, esindada üldse Kuressaaret, et sihuke nagu pöördvõrdeline absurdsus kohati. Eks ta keeruline on jah, et meie U21 ju langes nüüd teise liigasse otsapidi, aga eks see jah, 2 meeskonna nagu see koos treenimine, see oleks ääretult, selles suhtes ma olen nõus, et see on ääretult suur puudus, mis meil on, et meil sellist igapäevast koos trenni ei saa teha 2 meeskonda U21 esindus, siis et me nüüd sellel hooajal küll proovime seda leida sellele kitsaskohale lahenduse, et esiteks siis majutusvõimaluse näol Tallinnas siis noortele. Aga mis sa ütled sellistele kriitikutele võib-olla, et kes ütlevad, et kas sellisel kujul on siis Kuressaaret vaja, et miks nad ei võiks orgaaniliselt areneda, ütleme, ma ei tea, arendada oma noortesüsteemi, mis iganes ja mingil hetkel nagu orgaaniliselt tõusta Premium Liiga tasemele? No ma arvan, et see on iga noore jalgpalluri jaoks on tegelikult ikkagi oluline, et see võistkond, kus tema
oma jalgpalluri karjääri on alustanud ja kus ta hetkel treenib, et oleks väljunud võimalikult kõrgel tasemel. Ma nägin, kusjuures tuleb meelde, nägin ühte Karl Roomet Nõmme intervjuud, ma isegi ei mäleta, mis kanalile see antud oli, kus ta oli väga kurb selle üle, et Viljandi Tulevik omal ajal Premium-liigas mängimisest loobus. Et see ei ole kõigile loomulikult, ega meil on ju samamoodi nagu kõikides klubides, et osad on siis pigem sellised jalgpalliharrastajad, noored ja teised on siis, kellel on siht silme ees, aga ma arvan, et kui seda õigesti seletada meie mängijatele ja ka meie lapsevanematele, siis saabub ka see arusaam, et miks meil on vaja vägisi FC Kuressaare meeskonda Tallinnas hoida. Nojah, see taandub lõpuks selleni, et kui palju siis oleks Eesti jalgpalli, Eesti Premium-liiga ja Kuressaare ise kaotanud selle, ma ei tea, sellisel juhul, kui Kuressaare oleks kuskil esiliiga B-s või esiliigas mänginud, et selle asemel, et seda, sa pead ju selles mõttes nõustuma, et see Kuressaare on nagu kunstlikult ikkagi Premium-liigas. Ma selles suhtes nagu ei nõustu, et ta kunstlikult on, me oleme ju oma koha välja mänginud, et ta ei ole päris kunstlikult ja iga hooaja alguses on ju tegelikult on metsiku töö on inimesed ju selle alla pannud, et konkurentsivõimeline meeskond kokku saada. Ma ei ütle, et see kunstlik on, et ma arvan tegelikult, et ilma täiesti kollaste prillideta, et ma arvan, et see isegi on Eesti jalgpallil ikkagi paljud ei tunnista seda, aga hea, et Kuressaare on. Vähemalt on üks meeskond, keda saab vihata. Keda restida ja vihata, jah. Ma mõtlesin seda, et kas need FC Kuressaare noormängijad, kes nagu tahavad pürgida professionaalsesse jalgpalli, et kas nemad üldse tunnevad, et see FC Kuressaare esindusvõistkond on ka selle klubi osa, kuna nad igapäevaselt Saaremaal ei ole, või on see lihtsalt mingi võistkond, kes käib mängimas, et ma lihtsalt mäletan, et seesama Viljandi Tuleviku näide, enne kui Viljandi Tulevik sai iseseisvaks, et siis oli lihtsalt kamp poiss, kes sõitis Lillekülast Viljandisse mängima või sõitsid nad Valka mängima ja justkui ütleme, et ega ma ei kujuta ette või ma ise pole elanud seal, aga ma eeldan, et ega ne noormängijad ju tegelikult väga ei tunne, et see kuidagi nagu nende linna osa. FC Viljandil ei olnud ju noortesüsteemigi. Ja, ma räägin. FC Viljandi oligi punt 15 kuni 18 mängijad, kes käisid mängima. Need ei ole nagu minu arust päris võrreldavad. Ja see on ka üks asi, millele me oleme oma arengukavas ja üldse identiteedis ka suurt tähelepanu pööranud, nimelt jah, see ei tunta jah, see on meie tegemata töö, et meil siiamaani ongi sellel võib-olla see juhatuse poolt ja juhtkonna poolt on võib-olla liigne rõhk pandud sellele sportlikule poolele, et see Premium-liiga on kõige olulisem, et me natuke oleme unarusse jätnud sellise töökogukonnaga ja sellel aastal meil on juba plaanis ka seda tuntavalt parandada, et meil on kokkuleppe olemas esindusmeeskonnaga, et peale kodumänge jäävad siis osad mängijad ka mõneks päevaks Saaremaale. Et ei lähe praami peale kohe. Et ei lähe kohe ja võimaluse korral üritame ikkagi pikemaid laagreid ka oma esindusele Saaremaal lubada. Aga kas see mitte Romani ajal juba ei olnud või mäletan midagi valesti, et oli päris palju neid mänge, kus ütleme, et võib-olla pühapäeval mängiti, siis võistkonnaga mindi juba reedel Saaremaale ja siis nädalavahetusel treeniti Saaremaal ja siis kuidagi tuldi tagasi. Romani ajal see päris nii ei olnud, et olid need 12:30 algavad mängud, et siis tuldi küll eelmine päev tuldi kohale. Aga selliseid pikemaid laagreid, ma ei mäleta. Ma tean, et meil oli eelmine hooaeg oli üks selline 3-4 päevane laager, kus kogu võistkond oli siis Saaremaal ja treenis ja tegeles ka noortega, aga varasemast ajast ma olen võib-olla liiga vähe Kure juures olnud, aga võib-olla see oligi ühe päevan ikkagi. Ja see ma pigem arvan, et see oli niimoodi, et tuldi eelmine päev ja järgmine päev oli mäng ja siis õhtul tagasi, et ei ole meeles, et oleks. Aga lihtsalt, mis ma ise kunstlikkuse all mõtlen, on see, et mitte seda ma usun, et need, kes Kuressaarega on seotud, need teevad tööd ja näevad vaeva, absoluutselt seda ma ei salga, aga
sel hetkel, kui Kuressaare, viimane kord, kui Kuressaare Premium liigasse tõusis, tegelikult ta ei tõusnud, sest et tal oli hädaolukord ja Kuressaare tõsteti sinna ja tegelikult ütleme nii, et seda ei saa ju salata, et abi tuli Florast põhimõtteliselt, nii rahaline abi on tulnud kui ka mängijate abi tuleb üldse iga põhimõtteliselt aken, et see on see kunstlikkus, mis inimestel näeb, et okei, et põhimõtteliselt Jalgpalli 21 hoiab seda klubi kunstlikult, kes isegi ei treeni Kuressaares, vot see on see, mis ma mõtlesin. Ja ei, ma võin muidugi faktidega mööda panna, aga minu teada oli siis tol korral oli vist Kure oli vist ainuke klubi, kes oli üldse nõus Premium liigasse tõusma. No täpselt, jah. Et siis ei olnud teised klubid nõus ja eks siis tuli leida lahendused, kuidas seda teha, et seal ka enam-vähem väärikalt esineda. Ja jah, see, mis on olnud enne mind, ma selle kohta väga ei oska kommentaare anda, et eks siit-sealt on kuulda olnud erinevaid versioone erinevatest asjadest, aga kuidas asjad täpselt olid, et neid peaks asjaosalistelt endilt küsima. No me helistame Aivarile hiljem. Et liigume siis edasi vaikselt, et võib-olla mul siin taustaks on pildid inimestele tutvumiseks, et siin mingid väljalõiked kõigepealt aasta aruandest 2025 teil muidugi veel ei ole, sest nagunii on veel vara. Et 2024 põhjal me saame mingid teemasid arendada ja alustamegi finantsist, klubi finantsist, natuke sa või vannisid siin-seal, kus on kitsaskohad, mis plaanid, et ma siin nagu lihtsalt nii-öelda vaatasin tulud, mis on Kuressaare, kui suured on Kuressaare tulud, kust nad tulevad ja lihtsalt nagu konteksti mõttes 200 000 eurot on siin tulud aastal 2024, et ja me eelnevalt rääkisime, et oleks vaja 200 kuni 300 000 juurde, et Kuressaare koliks, et lihtsalt selline küsimus, et mis teie plaanid on, et need tulud suurendada? Meil on päris mitmed läbirääkimused võimalike uute toetajatega. Üks tulude suurendamise viis on juba enne rääkisime ka pikemad lepingud kui 1 aasta mängijatega. Ja loomulikult me loodame nüüd oma kogukonnaga nii palju head tööd teha, et meie publiku number ikkagi korralikult suureneks. Piletitulu on ka üks asi, mis tegelikult võib-olla jah. See on kusjuures teil tõesti suurenenud, sest et aastal 2022 vist oli see piletitulu märgitud 42 eurot, et see on üldse nagu selline suvanumber ilmselt. Et nüüd ma vaatasin, et seal oli vist 6000 kanti, aga aasta 2024 eelmist aastat ma ei tea, aga aastal 2024 sellest 200, mis iganes 1196 000 on annetused ja toetused, millest 180 000 on kas Eesti Jalgpalliliidu toetus või UEFA solidaarsusmehhanismid, et kes tundub nagu, et Kuressaarel ei ole ühtegi sponsorit praegu? Päris ilma sponsoriteta me siiski ei ole, et ei, ma räägin ikka firmadest nagu, et eelmisel aastal oli ju 1,2 ka meie mängusärkidel näha, jah, et tõsi, meil ei ole aastaid see on 2024 muidugi ka. Meil ei ole pikki aastaid olnud sellist, ütleme, sargisponsorit või peatoetajat, et selle nimel töö käibki, aga ma arvan, et me olemegi selle kännud aga omadega olnud, et meil ei ole pikki aastaid ei ole olnud selget sõnumit võimalikele toetajatele, et miks nad peaks meid toetama, et tegelikult on ju meie taga on ju terve Saaremaa, et see on 32 000 inimest, okei. Võib-olla palju oodata, et MM kusagilt Sõrvetipust või Taat Leisist, eks meie mängudel käib või igat mängu jälgib, aga see kommunikatsioon on olnud kehva, et me tegelikult, ma ütlen ausalt, et inimesed on viimased aastad, meil on sellised tulekahju kustutamised, et kõik see töö selle nimel, et leida toetajaid, see on jäänud tahaplaanile, meil on vaja olnud pidevalt tegeleda asjadega, mis täna praegu siin juhtuvad
näiteks bännerid enne mängu panna ja just, et neid me paneme siiamaani kogu tiimiga. Ei, panete see aasta ka, see on loogiline. Aga kui sponsoreid väga palju ei ole, siis ei ole bännerid ka vaja panna. See on ka vaja. Ei, no sa neid Vivatbeti ja Sokkerneti oma ikka pead panema. Aga... Ja ei, meil on tegelikult eelmisest aastast on klubis uus inimene Taavo, kes selle nimel metsikut vaeva näeb ja esimesed tulemused on käes ja noh, ma enda kogemusest ütlen, et selliseid partnertehingu sponsoreid, et neid ei olegi väga keeruline leida. Et pigem on kõige keerulisem ongi leida selliseid toetajaid, kes sulle reaalselt rahaliselt õla alla panevad. Aga milline suhe on näiteks üldse linnaga, kui me räägime esindusvõistkonna perspektiivist, et selge on see, et linna jaoks on oluline, et seda noortesporti tehakse, aga et sa natuke rääkisid siin kogukonnaga töötamisest ka, et olgem ausad, et Kuressaares need pealtvõtted tingimused ei ole ka nagu väga head, et ja staadionid kuuluvad linnale, et kas selle koha pealt on ka äkki kunagi tulevikus mingeid arengud oodata, et linna jaoks oleks oluline esiteks see, et Kuressaare mängib kõrgliigat ja teiseks see, et saarlased käiks seda võistkondaga vaatamas. No eks see Saaremaaga on ka jälle see, et nüüd olid ju valimised, et mul ei ole ka eelmise vallavalitsuse kohta ühtegi halba sõna öelda, et meil oli päris mitmeid selliseid konstruktiivseid koosviibimisi, kus mitmed sellised elementaarsed asjad, mis puudutab infrastruktuuri, me saime selgeks räägitud, nüüd on uus vallavalitsus, kuna enamus neist inimestest kuna koalitsioon vahetuseks, et nad alles elavad sinna sisse, aga meil on juba 2 kohtumist nendega olnud, üks oli siis puhtalt meie klubi initsiatiivil, teine oli Jalgpalliliidu poolt korraldatud kohtumine ja ma näen, et asjad lähevad loodetavasti ülesmäge, et see toetus ei olnud rahaline, toetus ei ole jällegi valla poolt, ei ole olnud no siin on näiteks 15 000 on kohaliku omavalitsuse toetus. See on nüüd esindusmeeskonnale puhtalt, see on siis esindusmeeskonna toetused, lisaks loomulikult laste need pearahad trennides aga jah, et ütleme, Premium-liigas on selliste linnade klubisid, kes saavad omavalitsuselt tunduvalt kordades rohkem. Ma mõtlengi nagu selle nurga alt, et Saaremaa ja Kuressaare on nagu sellises eriolukorras, et väga paljude teiste linnadega, et teil ei ole seal Kossu kõrgliigat, ei ole teil seal võrkpalli enam, mis oli muidugi omal ajal väga populaarne, et justkui FC Kuressaare võikski olla see saarlaste spordipüramiidi absoluutne tipp, et mida tullakse kaasa elama, mille panustab linn, mille rütmis kogu Saaremaa elab, aga kahjuks nagu seda hetkel ei ole. Jaa, see ongi jälle see, et selle nimel me tööd teeme, et iga saarlane aru saaks, et kui suur asi see tegelikult on, et ükskõik olgu see jalgpall või korvpall või võrkpall, et kui sul on ikkagi oma esindusvõistkond absoluutselt Eesti tipus mängimas, et see ei ole selline inimõigus või iseenesestmõistetav asi, et see on ikkagi ükskõik mis spordialal sul oma kodukanti keegi esindab, et see on jällegi kellegi metsiku töö tulemus ja täna me oleme paraku Saaremaalt ainukene võistkond, kes siis kõige kõrgemal tasemel võistlevad. No ma täpselt ei mäleta, kui suur see Kuressaare või Saaremaa spordijoone on, et äkki 708 inimest mahtus sinna, et mina mäletan Saaremaa võrkpallivõistkond oli ikkagi täismajali enamus mängud, et kuidagi nemad kõnetasid ikkagi oma inimesi väga hästi. No seal on mitu põhjust. Esimene asi on, võrkpallil on ikkagi aastakümneid pikemad traditsioonid Saaremaal kui jalgpallil, sest jalgpall saabus reaalselt Saaremaale ja Kuressaarde aastal 1997, kui Kure loodi. Okei, olid erinevad väiksemad treeninggrupid ka varem, aga põhimõtteliselt on jalgpall olnud alla 30 aasta Saaremaal, võrkpalli ajalugu ja Saaremaalt on sirgunud palju edukaid võrkpallureid, see on esimene asi. Teine asi on infra pool, kui on valida, kas sa lähed vaatama võrkpallimängu saali, kus sul on seal +22, +23 kraadi soe, või sa lähed Kuressaare linnastaadionile, kus reaalselt, ütleme, selline mugav ja mõnus on mängu vaadata võib-olla 18 kodumängust, ma pakun välja 4
kus on tõesti sul ei ole nagu selles suhtes ilma taha ei saa pugeda. Kas Maarjo ja Brändon on kunagi sattunud Kuressaare vaatama nii, et on olnud mugav ilma poolest? Ma võin kohe kiirelt vastata, enne kui Brändon jõuab vastata. Juhuslikult kalender iga aasta on Kuressaare Flora mäng on augustis, kus on ühine kohtumine. Eelmine aasta näiteks sadas paduvihma, enamus mängust ei olnud väga mugav, aga on olnud ka aastaid, kus on täitsa mõnus suveilm olnud ja on olnud tõesti hea, ainult et enamasti nendel aastatel millegipärast Flora kaotab, et mul on üle-eelmist hooajast on üks hea näide tuua, näiteks ka oli minu arust, see ei olnud suvine, aga see oli suht selline sügise alguse aeg, kui me tegime 2 mängu ühe hinnaga, 2 meistrit ühe hinnaga, siis et üks mäng oli Floraga ja kohe järgi oli mäng Levadiaga. Üks mäng toimus laupäeval vihmas ja teine mäng toimus kolmapäeval, mitte vihmas, aga ka selline võib-olla seenevihmas. Ühel mängul oli 69 pealtvaatajat ja teisel oli minu mäletust vist mööda üle 300, et seal on esiteks meil on hästi loevad väga palju mängude toimumispäevad. Meil absoluutselt ei sobi laupäevased mängud, eriti kui need on laupäeva kuskil päevasel ajal. Ma ei ole veel ühtegi klubi, huvitaval kombel mitte ühelegi klubile ei sobi laupäeval hommikul, aga vastupidi, ma tahtsingi öelda, või kiirelt segan siia vahel, et sa ütlesid väga õigesti, et teil on kindlasti igal klubil peavadki olema eelistatud ajad, aga kas need edastatakse ka jalgpalliliitu ja kas ka jalgpalliliit neid nii-öelda siis rakendab, sellepärast et võingi väga hea näite tuua, et Nõmme Kalju andis jalgpalliliidule teada, et eelistatud kodumängu aeg on laupäeval kell 5 ja juhuslikult ei panda mitte ühtegi mängu laupäeval kella 5-le, et siis on nagu keeruline seda sammuga edasi teha, et kui Kuressaarel endal on mingi aeg, olgu see näiteks, ma ei tea, pühapäeva õhtul või mis iganes aeg, et siis tuleks nagu võimalikult luua need tingimused, mis oleks klubile kõige parem ja soodsam. Mis on Kuressaare siuke eelistatum aeg? Kõige parem on nädala sees õhtuti. Neid nagu iga koor ei saa, aga selles mõttes, et aga kas reede nagu käib selle alla või? Kehvem on reede. Okay. Ütleme teisipäevast, kolmapäevast on reede juba kehvem. Kõige hullem on laupäev, siis on veel okei, on pühapäeva õhtu on ka veel enam-vähem okei. Aga paraku on Saaremaa staadionite infra lubab neid õhtuseid mänge pidada ainult südasuvel, sellepärast et teatavasti meil ei ole kummalgi staadionil, ei Kunstmuru staadionil ega Linnastaadionil vastavat valgustust, Linnastaadionil ma ei räägi üldse, seal puudub täiesti valgustus. Kunstmurul on ju mingist seal on küll, aga see on pigem tuleb ikkagi pealambid ka mängijatele anda. Ei, mul lihtsalt meenub see Harju mäng, seal oli õhtune, esiteks oli õhtune, nüüd selgub, et seal polnud hea valgustus ka veel. Oli need autotuled, mis sa paistsid? Ei, seal vaata ülevalt võib-olla paistab valgem kui mulle meenub üks karikamäng Floraga, mis läks penaltiseeria peale, ehk siis seal taoti veel lisaaega ja siis neid pendlaid löödigi enam-vähem hämaras ja seal värava taga olidki autotuled põlesid. Aga eks see ilmselt on Kuressaare puhul seotud sellega, et saarlane käib nädalavahetusel mandri peal ja nii ta on. Sellest on ju nali, et mis nali see on samas tõsilolu põhinev lugu, et FC Kuressaare mänge Tallinnas toetab rohkem saarlasi kui keskmisel kodumängul. Jah, ma arvan, et see on ka pisut liialdusega, aga eks ta ju niimoodi on, et paljud meie endised legendaarsed mängijad ju käivad tihtilugu Tallinnas toimuvaid mänge vaatamas, samamoodi aastaid tagasi vist isegi parima fännigrupeeringu tiitli võitnud Kure Ultrad, et ka neist on, ütleme Saaremaale, Kuressaarde on ikka riismedjärele jäänud, et enamus on üle Eesti laiali, nii et see on ka põhjus, miks meil neid igal mängul staadionil ei ole. Aga kas meil finantsosas on küsimusi veel? Sest teil on see on nüüd esimene slaid arengukavast, et mitte nagu esimene slaid, mis ma näitan siin arengukavast, et muide tänud, et niimoodi tuleb külla tulla, et meile tutvumiseks saadetakse arengukava, et me saaksime studeerida, eks ole. Aga siin arengukavas on küll nagu tegevused eesmärgiga, pole nagu mõõdetavad või need on nagu sellised laiasõnalised, et me siin juba selgitsime, et ma saan aru, et eelarvet on vaja suurendada, vähemalt 2 korda, 2,5 korda.
ja ma saan aru, et nüüd võeti uus inimene, kes tegeleb võib-olla sponsorrahadega, sealt tuleb nüüd juurde, see on tore. Sa ütlesid, et lepinguid sõlmitakse pikemalt, ehk siis see on niisugune vihje, et võib-olla kedagi saab mingid mängiõigusi saab äkki müüa, Kuressaare võib-olla jõuab selleni, on üldse Kuressaare müünud kedagi sinu teada olevalt? Mängiõigusi? Niimoodi küll ei ole minu teada, kus ütleme, kas suvises ülemineku aknas näiteks kehtiva lepinguga mängija oleks ära ostetud. Ma ise pakuks, et äkki Flora Marko Luka ostis kunagi tagasi mingi raha eest. No minul tundub rohkem, et FC Kuressaare ostab FC Floralt neid mängijaid, et vaadates nende mängiõiguste muutusi. Enamus on laenud. Ei saa ju olla, sellepärast, et kui ma nüüd ei eksi, siis on ju seal on mingi kolm mängijat, mis tohib ametlikult olla ühest klubist laenul, et neid ei saa kõiki niimoodi vormistada. Seal on huvitavad liikumised jah, aga kas Kuressaare on mingi põhimõte, et ainult Eesti mängijatega või? Ideaalis me prioriteet number 1 on Saaremaa mängijad ja prioriteet 2 on Eesti mängijad just. Nii et legionäre ilmselt ei ole tulemas? Jah, ega neid väga palju läbi ajaloogi ei ole olnud, et meil ju kodulehel on ka kõik mehed, kes meie esindusmeeskonna eest ametlikke mänge pidanud on, nende nimekiri on seal üleval ja sealt võib-olla leiab, alla 5 on neid kindlasti, kes ei ole Eesti kodakondsusega mängijad, et see on kuidagi üks meie printsiip, et tegelikult ma ei kujuta ette, et sa pead legionärile selle selgitama, et klubi on Tallinnas, sa treenid Tallinnas, aga sa sõidad nagu Saaremaale, et see on juba vähe keeruline, juba rääkimata rahas, et rahalised aspektid kõrvale, aga juba selle kontseptsiooni seletamine on võib-olla päris keeruline. Ma ei oska öelda sellest, et ka meil ju mängijad on ka intervjuud erinevatele väljaannatele andnud ja seal on tihti lugu on küsitud, et kuidas see Saaremaale sõit on ja nii edasi, et ma ei ole ühtegi negatiivset seda arvamust kuulnud, et kõik on algul arvanud, et saab keeruline olema, aga tegelikult käid seal mõned korrad ära, saad praami peal süüa, ma mitmendat aastat järjest on ju meil meeskonnal on praamil mängule sõit, see on vähemalt on toitlustus kõigile klubi poolt ja see on omaette selline, kuidas nüüd öelda, asi, mida mängijad isegi ootavad, et seda enam, et ma ütlen ise käies väga tihti Kuressaare Tallinna vahet, ma elan küll Saaremaal, aga pere on mul mandril ja siis 210 kilomeetrit on umbes Tallinnast Kuressaarde. See on natuke rohkem kui Tallinnast Tartusse. Aga ma igal ajal eelistan sõitu Tallinnast Kuressaarde sõidule Tallinnast Tartusse, sellepärast et see praamisõit, see ongi selline asi, mis sul selle teekonna muudab selliseks märkamatuks, mõnusaks. Aga enne rääkisime, et loetavasti kunagi Kuressaare kolib Saaremaale. Seni, kuni ta ei ole kolinud veel, siis professionaalne jalgpalliklubi saab ikkagi lennukiga minna Saaremaale kodune. Jah, see oleks kindlasti üks variant, aga paraku jah, see käib meile hetkel natukene üle jõu veel. Charterlend Tallinnast Kuressaarde oleks muidugi tase. Siin tuleks, ma ei tea, mis see lennufirma lendab selle Kure vahe. Nükser, jah. Et seal saaks lausa Kuressaare logodega lennuki disainida tead. Ega tegelikult ju reaalsus on see, et sa mäletan sama selle võrkpallitiimi näitelegi, kes siin mängis ju seda Läti libe sõita, et tegelikult ju need sõidukulud, aeg, raha, Saaremaalt isegi elades sealt tegelikult on ju metsikud, et selleks sõidad igale mängule Tallinnasse või sõidad Tallinnast Kuressaarde, tegelikult sealt suures plaanis ju liiga suurt erinevust enam tegelikult ei tulegi. Kui puudad sõitmisest rääkida. Just, et see ütleme välismängude puhul ongi see meil praegu eeliseks, et meie meeskond on Tallinnas, et meil tegelikult Saaremaalt välismängudele sõitmise kuludega me hoiame ikka kõvasti kokku, et samas jah, teistpidi jälle me kodumängudele ei peaks Saaremaale sõitma, aga jah. Kui sa siin mainisid mängijate hüvesid, söömist praamis, mul tuli praegu meelde üks kaasus, mis oli see aasta või eelmine aasta, Otto Robert Lipp, tema kaasus, et kui see
mitte, et see mingi hull üllatus oleks olnud, mis välja tuli, aga noh, ütleme nii, et ta ütles välja selle ja siis hakkas selline noh, vaata, et sotsiaalne kampaania lausa Otto siis ravikulud kinni katta. Ja tahaksin selles osas nagu võib-olla küsida, et kuidas see teil Kuressaare klubi sees nii-öelda see kommunikatsioon toimus, kuidas need otsused lõpuks tulid, sest lõpuks Kuressaare otsustas ise selle katta? No avalikkusele see ei ole nüüd nii palju jõudnud, et tegelikult algselt ju kohe oli Otto Robertiga see kokkulepe, et Kure talle selle operatsiooni mingil hetkel hüvitab. Et see oli juba vigastuse tekkimise hetkel oli see kokkulepe olemas tolleks hetkeks jah, kui Otto Robert läks intervjuud andma ja... Oota, mis hetkeks, mis mõttes mingi... Vaata, mina ei olnud siis tegevjuht, ma ei tea täpselt, kas oli ajaline kokkulepe või mitte, aga kokkulepe oli Ottoga olemas, et operatsiooni kulud klubi... probleem oli selles, et seda on siis juba mitu aastat oli möödunud. See juhtus temal ju 24 hooaja alguses tal juhtus. Nojah, aga juba 25. Ja 20, sellest oli aasta oli möödas tegelikult. Okei, nii. Et ja ega Otto ju tegelikult ei läinud sinna podcasti selle mõttega, et ta Kurele nüüd midagi halba või puid alla paneb. Et sellest jah, aga minu arust keegi ei mõistnudki seda niimoodi, et oleks... Ma arvan, et see kõige võib-olla halvem asi selle asja juures, miks see asi üldse nii lumepallina veerema läks, olid tolle hetke meie klubipoolsed kommentaarid. Et ma arvan, et siin me oleme oma vitsad saanud ja me teame täpselt, mis me valesti tegime. Et Ottoga meil klubi ja Otto vahel võin kinnitada, siiamaani aeg-ajalt Ottoga suhtleme, kirjutame ja ta ei olnud hetkegi, et ta oleks klubile otse midagi ette heitnud. Et tagantjärgi targane jällegi, võib-olla me oleks pidanud olema toetavamad tema suhtes, teades ja kuuldes siis läbi selle podcasti samamoodi, kuidas ta vaimselt selle asja kõik läbi elas, aga ega inimese sisse ju ei näe, et kuidas see otsustusprotsess lõpuks oli, et ütles, ma arvan, et sa, vähemalt minu jaoks, ma ei tea, mis konkreetset kommunikatsiooni sina mõtled, minu jaoks oli see, kui Mario, ja mitte see Mario, aga see teine Mario ütles välja midagi stiilis, et Otto poleks pidanud üldse siin midagi rääkima ja see, ma arvan, et need sõnad just vähemalt minu arust ütleme, mõjutasid väga paljusid fänne raha koguma ja raha annetama. Et kuidas siis te jõudsid selle hetkeni, ilmselt meil läks midagi valesti, et kuidas sel hetkel see otsustusprotsess teil oli? Ma seda ajajoont niimoodi ei mäleta, aga üsna kiiresti peale seda me tulime juhatuse, kutsusime kokku ja otsustasime, et nii nüüd on, kas nüüd või mitte kunagi, et me peame selle asja ära tegema. Nii et ainult Kuressaare juhatuses kokku, selge. Mul selle kaasusega rohkem ei ole küsimusi. Ma vaatasin, et arengukavas oli ka sees mängijate vaimse tervise aitamine või kuidas iganes see sõnastus täpselt oli. Kas see on siis, ma ei tea, näidisjuhtum, mis pani võib-olla klubi muga mõtlema laiemalt, et jalgpallur olla ei ole ainult mitte väljakul, vaid võib-olla ka sügavamalt siis elus? See on puhtalt inimlik pool, et mina ei ole, selles suhtes ma olen kõigile öelnud, kellega ma räägin, et ma ei ole selle... kuna ma ise ei ole tippsporti teinud kui sellist, ma olen noorena lapsena olen jalgpallitrennis käinud ja ma ei ole tippsporti sellisel tasemel teinud, et ma neid kõiki kitsaskohti ise nagu ei tea ja mul on puhtalt väljaspoolt tulnud inimese vaade, et me ju teame erinevates ettevõtetes, kui suurt rõhku pannakse ju lisaks palgale ka just see oma töötajate selle vaimse tervise hoidmisele. Jah, olles nüüd asjaga veidi aega tegelenud, siis pean ütlema, et spordipsühholoog kui selline on üsna korralik lisa jälle eelarvele, aga me näeme selle nimel vaeva, et me ühel hetkel sinna jõuaksime ja juba õige pea, et juhul kui
mõnel mängijal abi oleks vaja, et me seda talle anda ka saame. Teil on arengukavas see, et tahate mängijatele tasuta arstiabi osutada mingiks ajaks, et ja meil on tänaseks ongi lepingulistel mängijatel on kõigil klubi poolt on kaetud arstivisiidid ja no ma arvan, et see on suht tavaline, aga jah, tänasel päeval küll juba, aga mõni aasta tagasi ei olnud tead mis, võtame ikkagi selle kogukonna küsimuse ette, et me natuke jälle ääri-veeri rääkisime sellest. FC Kuressaare publiku numbrid, miks nad on nii madalad? Meie publiku numbrid ongi madalad sellepärast, et esiteks Kuressaares ei ela väga palju inimesi. Esiteks on seal 12 500 elanikku. Kui ma olen mõnes kohas seda näiteks toonud, et protsentuaalselt näiteks, kui sa võtad elanike arvu, siis FC Kuressaare oli eelmise hooaja per capita 3. klubi Eestis, Laagri ja Paide järel. Sellepärast, et kõigil on halvasti sellega. No ja see ei ole õigustus, aga me peame vaatama suurt pilti, et seal ei ole nüüd, ütleme jah, see 196, mis meil oli vist eelmine aasta, kui ma õigesti mäletan. No ma ei tea täpselt. See on 177 oli. See on minu meelest, kui ma nüüd praegu otsa ei pane. Te rääkige, ma kontrollin. Okay. Minu arust oli üle 190, aga võin eksida. Et see number on loomulikult on väike, aga ütleme peale, ma ei oska öelda, kas on Eestis mõni klubi, kes saab öelda, et tegelikult, et meil käib nii palju rahvast, et ma ei tea, rohkem ei mahu või et me kõik oleme rahul. Ma arvan, et ei ole ühtegi klubi Eestis, kes oma publikunumbriga rahul oleks. Meie teame. Täpselt, ja sellepärast pole mõtledki protsentuaalselt võrrelda seda, aga sa enne ütlesite, et 13 000 Kuressaares. Kas FC Kuressaare on siis Kuressaare jalgpalliklubi või ta on Saaremaa jalgpalliklubi? Saaremaal elab ligi 30 000. No vahemad on suured, tegelikult Saaremaa vald on ikkagi päris suur, et seal ühest otsast teise on ju julgelt üle 100 kilomeetri, olgugi, et jah, Kuressaare on seal, ütleme, kui kaardi pealt vaadata suht keskel, aga ütleme 60 kilomeetrit või 70 kilomeetrit ühele ja 70 teisele poole. Ma ütlen enda näite toon. Nagu ma enne ütlesin, et ma olen Kurele aastaid pöialt hoidnud. Enne seda, kui ma Kuresse tööle tulin, enne seda ma olin reaalselt käinud ühel Kure kodumängul. Üks põhjus on kindlasti aina kvaliteetsemad ja kvaliteetsemad teleülekanded. Et kui sul on võimalik vaadata õlle kõrvale Kure mängu kodust diivani pealt või saunast koos sõpradega, siis enamus inimesi seda varianti eelistab. Ega sa ei mõtle sa ei mõtle selle peale, et oi, klubil jääb nüüd tänu minule jääb mõni euro saamata, eks, et see on nagu inimlik, et inimene on oma olemuselt on mugav. Ja inimene tegeleb oma hobidega või vaatab spordialasid, mis talle meeldib, sedapidi, mis pidi tal mugavam on ja mis moodi tal rohkem meeldib. Saaremaa ralli toome näiteks, eks. Et Saaremaa ralli toimub 1 kord aastas. Kui ta toimuks ka samamoodi 18 korda aastas, ma väga kahtlen, kas me räägiksime Saaremaa kõige selliseks, ütleme, suuremast spordiüritusest. Et jalgpall lisaks Premium-liigale eelmine aasta me ju tegelikult esiliiga B-s mängis meie U21 võistkond, kus on ka tihti väga paljud, ütleme, need tulisemad fännid kattusid, et meil on 36 kodumängu aastaseks, et seda on tegelikult reaalselt ikka väga palju. Ja tuubli numbrid ega tegelikult ju väga palju alla jäänud esindusvõistkond. Ma tahtsin täpsustada, 176 on õige number. Okay. Mitte, et seal tegelikult väga suurt vahet on. Jaa, et ega meil tuublil oli ka samamoodi, läksid vist eelmine aasta natukene alla need numbrid tänu sellele, et meil osad noorte treenerid, kes U21 veel mängisid, et lõpetasid tegelikult jalgpalluri karjääri ära, et nende oma treenitavate arvelt läks esiliiga B number veidi alla, aga jah, et ma ei saa öelda, ma panen käe südamele, ütlen, et tegelikult ma ei saa öelda, et saarlasi jalgpalli ei huvita, et nii palju, kui ma olen erinevate inimestega kohtunud, erinevate inimestega rääkinud,
alati uuritakse, küsitakse, kuidas meil läheb ja mis plaanid on ja nii edasi, et lihtsalt see ongi see kuidagi see harjumus või see, et eriti suure põntsu pani ju Kure publiku numbritele tegelikult see Covidi tulek, kui hakkas ju enne Covidit tegelikult tõusid jõudsalt need numbrid ja me olime seal isegi mitte eelviimased minu arust numbrite poolest. No teil oli väga tore kogukonna juht ka. Jah, Liina, tervitused Liinal. Aga sa tõid ise ka välja selle, et just see nagu tendentsi muutus, et kuidas seda inimest siis saada, et kui isegi nagu kohalik jalgpall peab võitlema selle telega, mitte isegi ainult, ma ei tea, Inglismaa liigaga või muude meelelahutusüritustega, et kuidas ikkagi see harjumus tekitada, et seal inimesel oleks tore sinna staadionile minna ja mitte ainult 4 korda aastas, vaid võib-olla isegi äkki 8 korda on see ilm selline, et see kannatab olla. Ja esimene asi on ikkagi töö kogukonnaga, et siin ei ole mitte midagi teha, et me peame saama kõik oma lähimad inimesed aru saamisele, et meil on üks klubi, et meil ei ole mitte 11 või 12 erinevat FC Kuressaaret, vaid meil on tegelikult üks FC Kuressaare, kus on siis peast ei ütle, aga kuskil 12 erinevat treeninggruppi, eks, et me peame klubina oma lastele lähemale saama, et meil jah, ma ei saa öelda, et meil ei ole suhtlust nendega siiani toimunud, on küll toimunud, aga me peame selles osas peame käigu juurde panema. Peame olema avatumad kindlasti, rääkima kõikidest nendest protsessidest, mis meil klubis toimuvad. Me peame, ütleme, tööinimestega, et see on koht, kus me tegelikult oleme aastatega natukene vähe teinud. Aga kui te linna peal inimestega suhtlete, et kui palju näiteks sina või ma ei tea, võib-olla sul on mingid näited tuua teiste inimeste juttudest, et tunnevad seda sama mentaliteeti, et FC Kuressaare on justkui üks mingi Tallinna võistkond, Flora süsteemi osa, mis meil saarlastega üldse pistmist on? Ma ei saa öelda, et seda ei ole, aga mul on mulje jäänud, et see, et me oleme Tallinna võistkond, on pigem tallinlaste probleem kui saarlaste probleem. Ma just vaatasin, et 2019 oli keskmine publiku arv 209, lihtsalt, et ei jääks siin kõlama, et enne Covidit olid liiga suured numbrid. Ei liiga suured, ei ole jah kunagi olnud, tõsi. Mina arvan ikkagi, ma ei tea, mulle tundub, jällegi, kuna ma ei ole saarlane, sa võib-olla lükkad need ümber ja meil ei ole mitte kuidagi vastu öelda, aga see, et see Kuressaare, sa mingis mõttes ütlesid õigesti, et see kuidagi ühtseks peab see klubi saama, et mulle tundub endale, et teie see esindusmeeskond on nagu eraldi mingi keha, et ta on nagu siuke, tead, nagu tsirkusesinejad tulevad linna, esinevad ära ja lähevad minema. Ja kui nad esinevad juba 18 korda, siis see on liiga palju, et kui te leiate selle viisi, kuidas seda teha, ma ei tea, kuidas seda austustes teie tingimustes teha, reaalselt mina ei tea, et siis hakkab huvi tulema. Ja teine asi muidugi ei saa siin ka salata see sama infrastruktuur, et kui sul reaalselt tribüüni kohal ei ole seda katust ja teil on ju tuuled ja asjad kõik ja vihmad on Saaremaal veel rohkem minu meelest, ma ei ole küll muidugi spetsialist, et ka see on oluline faktor, ma arvan, antud juhul. Jah, loomulikult 2 asja ongi põhirõhk on infra, mille, ütleme, kuna me ise ei ole ju omanikud infral, et seal me saame ainult soovitusi jagada ja võib-olla nõujõuga abiks olla, reaalselt me seal ise nagu väga suurt panust kaasa aidata ei saa ja teine on kogukond, et seal on meil ikkagi, see on puhtalt meie kätes, kus tuleb. Ja võib-olla see läbi kogukonna, ma arvan, et ma olen kindel, et kui meil seal 176 inimese asemel võib-olla paari aasta pärast on võib-olla 352 inimest ja võib-olla peale seda on meil 704 inimest, eks, tribüünil, et võib-olla siis läbi selle me saame ka seda infra poolt mõjutama hakata.
ja veel üks küsimus on see, et kui mina ei ole kunagi käinud Kuressaare kodumängul, et kui ma lähen Kuressaare kodumängule, milline see, ma ei tea, see fantastiline sõna match day experience, milline on match day experience Kuressaare kodumängul? Ma arvan, et see on lihtsalt see, et ma tulen, ostan pileti ära, lähen tribüünile, võib-olla, kas ma saan midagi osta seal? Ja, meil on loomulikult, me ka eriti nüüd tuleval hooajal me paneme suurt rõhku sellele, just sellele festivali meeleolu loomisele, meil on, ma arvan, et ma ei valeta ja kõik, kes on käinud Kuressaare kodumängul, meil on olnud juhuseid jah, kui millegi pärast toitlustaja ei saa tulla, et võib-olla need päevad välja arvata, aga ma usun, et kõik enamus külalisi on ja ma vähemalt loodan, et nad on oma seal käimisega rahule jäänud, sest meie inimestele see on nagu kunagi olid need kauplusautod käisid külades, et meie inimestele see ongi lahkapäev nagu, et saadakse kokku, vaadatakse jalgpalli, räägitakse juttu, et see on palju rohkem kui lihtsalt ainult jalgpall. See toiduputka on väga asjalik olnud, nii palju kui mina olen, vähemalt eelmine suvi oli purtse putka minu meelest, kui ma ei eksi. Meil oli jah, Pöide grillhouse, Pöide grillhouse oli täitsa hea burger ja täitsa mõistlikud hinnad. No, mina küll eelmine aasta käia ei saanud, aga kuulsin tagasi, et õuest sai parklasse jolut osta, aga sellega mängul ei saanud. Aga see selleks, sellised suke tore vahepeal. Miks mina isiklikult näiteks, ma võin sulle öelda, miks mina olen kriitiline ja pettunud nagu nendes FC Kuressaare, ma ei tea, tegevustes, publiku numbrites, on see, et mina tegelikult isiklikult näen sellel asjal nagu väga suurt potentsiaali. Just selle nurga alt, et iganädalasi konkureerivaid spordisündmusi ei ole. Saaremaa on justkui nagu siuke maismaast eraldatud identiteediga koht, kus võiks tekkida nagu väga äge fännikultuur, et ma ise olen nagu paralleele toonud Soome kõrgliiga Staffenama võistkonna IFK Marienhamniga, et mul on nagu see, justkui nagu see sama viikingite efekt ja see, et igal võistkonnal on sinna keeruline minna ja tekkis siuke korukoopa efekt, mulle nagu see jutuna nagu jubedalt meeldib, aga miks ma nagu pettunud olen see, et see reaalsuses ei vasta üldse nendele, mis potentsiaalsel kõigil on olemas. Jah, et eks see on iga asjaga niimoodi, et me peame kõike tõestama, et kõik asjad, jah, mina tulin FC Kuressaarde kogukonna juhiks 2020, mis ta siis oli, 3 suvel või 4 suvel või? Taavo tuli kogukonna juhiks eelmine aasta, me mõlemad tulime sellise, andke mulle kirvest, kes on näinud see noor Mehed ei nuta filmi, eks, et hakkame tegema ja mingil hetkel sa selle kirvega teedki tööd ja paned õhinaga ja siis sa saad aru, et see, sul ei ole mõtet teha sellist tööd, mis tegelikult pikas perspektiivis mitte kusagile ei vii, et just see, mis ma siin mõni aeg tagasi ütlesin, et see töö kogukonnaga, et see esimene asi on see, kui sul hakkab see ligi 300 last ja nende vanemad hakkavad aru saama, et mis see Kure tegelikult on. Ja nii nagu halb loob halba, siis hea loob head samamoodi, et see on ka selle armastusega niimoodi, et kui mida rohkem inimesi hakkab käima mängudel, seda suurem võimalus on, et nad kellegi sealt oma lähiringkonnast, eks ju, kaasa võtavad ja ütlevad, tule vaata, et äge värk on. Endises Betsafe podcastis, ma ei tea, millal nad, mis nimega nad Unibet on vist uus nimi neil, ma ei tea, eks näis, on tihti kritiseeritud Kuressaaret Toomas Vara poolt, et on tulnud sellist solvamistooni FC Kuressaare poolt, et Toomas Vara töötab vastu, kuidas seda kommenteerida? Selle eest ma peaks ütlema, et see oli mul mingisugune, kus ma selle kommentaari andsin, oli tegelikult oli see oli hetkeline nõrkushetk, et jumala eest ma ei süüdista ühtegi ajakirjanikku ega väljaannet. See oli lihtsalt, teema oli selles, et see oli vist meie ülemineku mängu järgne mingisugune jutt, et Kure seal teisel kodumängul oli rohkem Viimsi toetajaid kui Kure toetajaid, see oli ka, me ei saa öelda, et meil seal palju rahvast oleks olnud, jah, aga see oli nagu konkreetne selline error seal sees, et
tänaseks me oleme nii kaugel, et see noh, kõik selline negatiivsus ja see annab meile jõudu juurde ja me ei saagi me ei saa inimeste arvamust ega mõtteid muuta mitte ühtegi teistmoodi kui ainult tulemusi näidates, et ma võin teile siia õhulossid ja ma ei tea, mis asjad kokku rääkida, aga lõpuks on see, et tulemused ja teod on need, mis loevad. Mina arvan, et teie väikeste kodumängude publiku numbrite taga ongi teleülekanded sellel põhjusel, et teie mänge kommenteerib Eesti parim kommentaator Aivar Pohlak ja kõik tahavad lihtsalt Aivarit kuulata. Mina kinnutan alla ja ilma isegi irooniata siin. Alati saab ju järgi vaadata. Aga tegelikult tõid hästi välja, et asju nagu kinnitavad teod ja tegevused, siis mina ütlen tegelikult jalgpallifännlus on väga palju kinni selles naiivses usus, et kui minu meelest tegelikult jalgpallifännus on ka ehitatud selle usule, et kui näiteks mina ei usuks seda, et ma ei tea, mõne aasta pärast on Eesti Premiumi keskmisel mängul siuke atmosfäär, et on nauditav ja et Eesti koondisi jõuaks kunagi EM-ile ja Nõmme Kalju ei tuleks Euroopa Liiga võitjaks, siis ma tegelikult seda asja ei teeks. Et ma saan aru, et see ratsionaalselt on täiesti mõttetu, võib-olla neid kõiki asju uskuda, aga ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et jalgpallifännus ongi tegelikult naiivne usk. Ja, et eks see on tegelikult paljud asjad ju meie elus paljud suured asjad, mis üldse läbi maailma ajaloo on sündinud, on ju alguses on olnud unistus, seejärel on kusagil see vormitud mingiks eesmärgiks, on ju, siis on tehtud sinna juurde tegevuskava ja lõpuks on see, ma ei tea, võtame siin tänapäeva mobiiltelefonid või mis iganes, millest kui 74. aastal oleks keegi öelnud, et ma vaatan jalkaülekannet oma mobiiltelefonist aastal 2002 vist olid esimesed sellised, kus sai juba midagi vaadata. See on täpselt samamoodi, aga see jalgpall ei ole kuidagi erinev ja Eestis läheb jah natuke, ma arvan, et see sealt see lumepall veerema hakkaks, ma arvan, et seal natukene läheb veel aega, et tegelikult me oleme päris alles jalgpallifännluse poole pealt, me oleme riigina üsna algfaasis. Aga vaata, kurb on tegelikult see, et ma arvan, et 10 aastat tagasi need podcastid ei olnud nii populaarsed, aga kui me oleks 10 aastat tagasi istunud samade teemadega, sina oleksid 13 aastat tagasi läinud FC Kuressaarde tööle või ükskõik millisest Eesti jalgpalliklubisse, siis ma arvan, et suure tõenäosusega me rääkisime samadest teemadest, me jõuaks samade järeldusteni, samade puudusteni ja räägiks, et peab usku olema ja jalgpallifännus on naiivne. Ja jalgpall ei ole veel arenenud meil ja me vajame aega. Et ma arvan, et pole mõtet siin selle teemaga heetada, et jällegi järgmisse teemasse üleminekuks kiire vaheküsimus. Ühes intervjuus, tegelikult on mitmes intervjuus Aivar Pohlak öelnud, et ta ei saa, nii vilksamisi on maininud, et ta suhtleb Kuressaare klubijuhtidega, et kui palju ta Kuressaare klubijuhtidega tegelikult suhtleb? No siin on jälle see, et ma saan iseendast rääkida. Ei, sa võidki iseendast rääkida. Ja, et minule on selle aja jooksul Aivar Pohlak on, ütleme nii, et ma olen tegevjuhtidest kindlasti üks tihedamini Aivariga kohtuvaid inimesi, aga see on just eelkõige eelpool mainitud põhjustel, et pea igat Kure kodumängu käib ta Linnastaadionil kommenteerimas ja ma üle-eelmine hooaeg olin absoluutselt kõik kodumängud olin kohal, nii et see on loomulik, aga minule ta on ühe korra saatnud palve, et kas me saaksime FC Kuressaare sotsmeedias postitada praami info, kui oli kas Itaaliaga või mingi hiline mäng, et pandi lisapraam pandi tulemas ja ühe korra on Aivar Pohlak käinud FC Kuressaare kontoris Kuressaares, see oli mina olin siis kogukonna juht veel, see pidi olema siis üle-eelmine aasta, kui ma tegin videotervituse siis Jalgpalliliidu presidendi poolt, et kui küsimus oli nagu selle mõttega, et kas me igapäevaselt suhtleme, siis ei, kindlasti mitte. Olgu, täitsa ammendav vastus. Seoses Aivar Pohlakuga valimistega Kuressaare valis ju Aivar Pohlaku, nagu ma saan aru. Oli tema leeris vähemalt? Jah, me valisime Aivar Pohlaku, aga ega see teine pool ju väga meiega nagu vaeva ka ei näinud, ütleme niimoodi, et mis mind nagu tol hetkel ärritas, lähemad tuttavad ja sõbrad nagu teavad mind piisavalt hästi, et ma ei tee oma elus mitte ühtegi asja, mida ma tunnen, et ei ole õige.
ja esimene see valimiskampaaniaks, et see on läinud, et mul teie tõenäoliselt ei tea ja enamus jalgpallisõpru ei tea, et Jaanus Pruulipaide tegevjuht on mul klassivend, et me aastal 1984 läksime koos tollase esimese keskkooli Tallinna esimesse klassi ja olime 8 aastat, õppisime koos samas klassis ja meil on nagu palju ühiseid mälestusi ja kui Jaanus mulle mingi hetk ütles, kui enne tükk aega enne seda kampaania algust, et kas ma kuidas see, ma isegi seda sõnastust ei meenu, aga põhimõte oli see, et Ragnariga kuskil keldris kohtuda, siis mul juba see esimene hetk tekkis selline, et ma ütlesin, et ma võin kohtuda küll, me võime kohtuda, aga mitte keldris, vaid näiteks Kuressaare keskväljakul, et seal on väga mõnusad sellised suvised kohvikud, et sööme jäätist ja räägime jalgpalli juttu ja lõpuks oli niimoodi, et sellest asjast tuli välja see, et me tegime koos Kure juhtkonnaga ja siis tiim Klaavani poole pealt oli meil Teams, kus me ka mitte väga pikk ei olnud see, aga need pidepunktid ja need vastused meie küsimustele ei olnud päris need, mida me oleksime oodanud. Oskad mingit näidet tuua, mingi valdkonna? Tead, ma ei mäleta nii täpselt. Igal juhul seda ma ütlen küll, et meie juhatus, me hääletasime, kelle poolt me hääle anname ja otsustasime seekord anda oma hääle veel Aivar Pohlak. Ühesõnaga ikkagi vastaskandidaat lõpuks ikka ühendust võttis, et mina sain tegelikult välistest nii-öelda meediakommentaaridest aru, et FC Floradega nad ei hakanud ju ühendust võtma. No see oleks jah, aja raiskamine. Aga järelikult ka nemad tundsid, et FC Kuressaare hääl siis ei ole täiesti garanteeritud ühel kandidaadile. Jah, näiteks Mihkel Aksalu, kui meil olid pikad telefonivestlused minul isiklikult ja ma saan aru, et tegelikult sealt vastaspoole pealt ju ka tegelikult inimesed ju tunnevad siirast muret selle Eesti jalgpalli tuleviku ja oleviku kohta, aga ma ütlen siiamaani, et ma arvan, et me tegime klubina tol hetkel õige otsus. Kas siin vahepeal oli see mingi Ukraina klubide arg, te ei osanud seal? Selle mitteosalemise võtan mina isiklikult enda kraesse, sellepärast, et ütlen ausalt, selle erakorralise üldkogu kohta tuli mingisugune, ma isegi mäleta, kui palju aega enne seda tuli e-mail Jalkaliidult, tuleb erakorraline üldkogu ja mingiks hetkeks oli see mul lausa meelest läinud ja me tegime täpselt samale päevale, panime FC Kuressaare vanemate üldkoosoleku. Nii et siis, kui ma avastasin, meil oli president Priit Penu küsis mingi päev, et kes läheb üldkogule, siis tekkis selline piinlik vaikus, et me ei saanud keegi minna, kuna meie juhatus oli meie lastevanemate üldkoosolekul ja see oli lihtsalt puhtalt inimlik eksimus. Martin, see kõlab päris halvasti austades, aga arusaadav, et sellised vaheküsimused olid mul järgmise teema osas. Panin siin sotsiaalse vastutuse taustaks, ma ei tea, kogemata. Jalgpallikool. Räägime kiirelt teie noortest, praegu noori on, kas tahad suurendada seda? Kindlasti. Palju praegu on? Meil on praegu, ütleme, kui lasteaiad välja jätta, on seal alla 300. Meie eesmärk on alla 300 noore on praegu treeninggruppides. Ja. Lasteaedadega koos vist ligi 400. Kas nad on kõik Kuressaares või nad on kuidagi Saaremaal? Meil trennid käivad ikkagi Kuressaares ja mis puudutab nüüd klubitrenne, lasteaedasid me teeme üle Saaremaa küll, aga noortegrupid kõik treenivad Kuressaares. Ja milline suhe üldse nagu teiste noorteklubidega on, sellepärast et seal Facebookist oli ka näha postitust, et ma jään nüüd vastuse võlgu, mis klubis oli küll, aga sa kindlasti oskad... Mingi Saarepiga oli vist näiteks. Et neid ei kaasatud siis jalgpalliidu nii-öelda koosolekule, et kuidas üldse laiemalt, ütleme selle teema isegi kõrvale, aga kuidas laiemalt üldse justkui konkureerivate klubidega suhted on ja
ja kuidas see Saaremaa jalgpallielu välja näeb? no me oleme seda ka nüüd eelmisest aastast me oleme proovinud tihedamat koostööd teha, sellepärast et ega see Saaremaa on liiga väike koht selleks, et siin 3 klubi eraldi suunda oma köit veaks, et noh, Saarepiiga on puhtalt ju tüdrukute jalgpallile keskendunud ja Seps on veel teine siis noh, kes ütleme võiks olla nagu pigem selline otsene konkurent, aga me oleme ühislaua taga istunud, me oleme rääkinud Saaremaa jalgpalli murekohtadest. Meil on selle koha pealt ei ole, minu silmis ei ole tänasel päeval meil tüli ei ole omavahel ja ma tean, et meil on plaan ka mingisugune ühine siis klubide ülene selline koolide vaheline jalgpalliturniir tulevikus kindlasti koostöös korraldada. Laste ülemeelitamist ei ole Saaremaal? Pigem ei ole see nagu suur probleem. Aga kui siis olgu see Saarepiiga või siis nii-öelda poiste jalgpalli poole pealt, et kui seal kasvatatakse häid mängijaid, siis mingis vanuses, kui nad vajavad nagu tugevamat treeningkeskkonda, siis on ikkagi tõenäoline jõuda FC Kuressaarde või mitte? Loomulikult on jah. Loomulikult. Ma ei oska selles suhtes, ma ei oska Sepsi eest rääkida, et eks meil on ju samamoodi tegelikult arengukavas on ka esindusnaiskonna taasloomine plaanis, et me saame neid Saaremaa jalgpalli me ikkagi üksinda ja ükski klubi ei saa tõsta, et see on nagu mõeldamatu, et kui siin järjest premium-liigast või naiste meistriliigast naiskondi loobub, eks, et ja siis me mõtleme, et me tuleme nüüd hakkame Saaremaalt 2 naiskonnaga, et FC Kuressaare ja Saarepiiga kuskil mägesid vallutama, et see ma pigem arvan, et see on utoopia. Kurat, see oleks ikka süke ajaloo jätk, et ka naiste meistriliigast tuleks Kuressaare sisse. Saaremaa derbi. Ei no tänaseks episoodiks natuke valmistudes, siis ma vaatasin, ma ei mäleta, kas see oli 2008 või 2009 aasta naiste kõrgliiga viimased 3 võistkonda. Viimane võistkond oli Kohtla-Järve Alko, eelviimane oli Nõmme Kalju ja üle-eelviimane oli FC Kuressaare, et kus sa olid hääled? Kuressaarest on ju tulnud nii mõnigi praegunegi koondislane ja kõrgliiga mängija, et naiste kõrgliigas siis. Jah, meie Kristina Teernvist on mu esimene. Tarkmeel ka, jah. Viktoria Vihman äkki oli veel ja et seal neid mängijaid nagu jagub ja tegelikult kui nüüd Kuressaare esindusmeeskonnast rääkida, siis eelmine aasta 3 saarlast, minu meelest see on kuidagi nagu lati alt läbi jooksnud, et või kuidagi nagu ära unustatud, et tegelikult kui me vaatame, kui ma võtan kas või Flora näitel, siis oma kasvandike eelmine aasta regulaarselt algkoosseisus Sappi, Dovstik ja Grünwald äkki. Ma võin mingid nimed võib-olla peavad praegu meelest ära ka, aga siis tegelikult selle baasilt vaadata, siis see 3 saarlast Kuressaares on täitsa okei nagu kogus algkoosseisus põhimängija näol. No jah, aga üks asi on nagu tippklubi, vaata ikkagi teine see on alumise poole tiim, et siis sul on nagu lihtsam, rohkem või eksimisruumi ka ja. Jah, aga see on jälle see teema ka, et kes neile veel siis võimaluse annaks premium-liiga tasemel mängida, kui mitte meie, eks, et kogu austusega Kivi, Saar ja Kobina vastu, et ma arvan, et mõnes teises, jah, võib-olla siin Harju Laagri ja võib-olla veel mõni, et oleks võib-olla selline püsi algkoosseisu koht olnud, aga me ei saa rääkida Levadiast või Florast või Nõmme Kaljust või Paidest. Palju see halli ehitus on aidanud noortetöös ja kas teil on nagu mingi eelisõigus seda kasutada? Ei, meil on ikkagi võrdne õigus selles suhtes, et kõik Saaremaa jalgpalliklubid meil jaotatakse saali ajad suht võrdsuse printsiibi alusel, et ei ole see, et suuremal on suurem õigus või et kes see on täismõõtmetes hall on ju? Jaa, see on korralik hall. Miks te seal nagu, see on transpordikulu muidugi, aga võiks ju mingi hooajalise ka seal pidada? No meil on tegelikult probleem, meil tuleb ju nüüd pühapäeval on ju taliturniiri mäng Kuressaare rallis ja 14 on ka, et 14, ma isegi vastast ei mäleta praegu, aga 2 mängu on meil ka see aasta taliturniiril.
katuse all, soe, tuult ei ole. Ta ei ole soe. Koguge, Meil oligi... see on proovikivi teile uueks hooeks. Inimesed, tulge vaatama, ei ole lõpuks ei vihma, ei tuult, tulge vaatama Kuressaaret. Ma arvan, et suht ainulaadne olukord oli täna meil, me pidime oma treeningud hallis ära jätma, sellepärast et halli sisetemperatuur oli -17. See on niiviisi köetav siis. See ei olegi köetav, ta on naturaalselt köetav, et see on tal üks viga, aga loomulikult ta on nagu selle treening kvaliteedile ja talvisele treeningvõimalustele nagu nii metsiku sammu juurde pannud, et seal kurekunsta all jäätükkide ja kuigi ma pean ütlema komplimendi Saaremaa spordikoolile, et nad ikkagi andsid ka eelnevatel talvedel endast kõik, et see kunstmurustaadion mängukõlbulik hoida või trennikõlbulik vähemalt, aga siin ei ole midagi võrrelda. Kas sealt saab põhimõtteliselt, kui tulevad mingid, ma ei tea, ilmastikolud, kas põhimõtteliselt hallis annab pidada mingit mängu? Premium-liigat mitte. Okay. Premium-liigat üldse ju minu teada ei ole ühtegi halli, kus võiks Premium-liiga mängu tegelikult... Ametlikult mitte, aga on tehtud, kui on ilmastikolud, on kehvad. Mingi aasta oli terve voor ju. Ütleme, ei saa välistada hetkel vaadates, kuidas me siin veebruari alguses oleme jõudnud, et ei saa välistada see aastagi. Aga selle halli tulekuga on lapsi hakanud ka siis Saaremaal rohkem jalgpallitreenidest tulema kui varasemalt või see veel nagu mingit muutust ei ole tulnud? See ma arvan, et tänu hallile vast mitte. Et ma jälle saan kure koha pealt öelda, et ma ei tea, kuidas Sepsi või Saarepigaga on, aga ma ei ole küll kuulnud, et keegi oleks, et nüüd on teil hall, et ma tulen, nüüd lõpuks on hetk, kui ma tulen jalgpallitrenni, et pigem just. Aga varasemalt seda ärakukkumist just võib-olla, ütleme selline 12, 13, 14 vanus, et mis ma seal õues külma käes ikka mängin, et ei ole ju tore. Raudselt see on sealt nende harrastajate gruppidest, ma arvan, et see on kindel, sest ma isegi omal ajal, ma mäletan oma nooruspõlve, miks ma selline kaootiline jalgpallitrennis käia olin, et sel hetkel, kui koliti talveks võimlatesse tol hetkel puupõrandate peal, et siis kadus ka minu selline mänguentusiasm ära. Mul oli plaan veel rääkida tegelikult naiste sellest tiimistega, tegelikult sa juba mainisid, et teil on plaan, et praegu teil ei ole, aga plaan on teha. Et on Maarjo ja Brandon, on teil midagi? Laiemalt, mul üks küsimus on. Ja, palun. FC Kuressaare tegevjuhilt siis, et kas on see äge töö või on see selline töö, kus sa pead ikkagi öösel tihtilugu magamata olema, sellepärast, et on nii palju probleeme, mis vajavad lahendamist, või on see töö, et kus sa ärkad hommikul üles ja ütled, et see on maailma kõige ägedam töö? Tead, see mõlemat, et ma ütlen siiamaani, et see on maailma kõige ägedam töö, aga ma arvan, et viimase pea 3 aasta jooksul ei ole olnud õhtuid ega hommikuid, kui mu esimene või viimane mõte ei ole olnud jalgpalli ja FC Kuressaare juures ja kogu aeg midagi peas keerutab, et kuidas asju paremaks teha. Üks asi, mida mulle see tegevjuhi või üldse Kure juures nüüd ütleme klubi juures töötamine on andnud selle, et ma olen jalgpallifänn olnud aastast 86 ja kuni Kuresse tulekuni ma igal võimalusel, kui telekast tuli mõni jalgpallimäng, siis ma vaatasin, tegin lahti, mida kõrgema tasemelisem, seda parem, meistrite liiga MM, alati võimalusel vaatasin kõiki mänge. Täna olen ma jõudnud sellesse kohta oma elus, kus ma jälgin pingsalt ainult Premium-liigat. Ja ma kõige hullem või parem selle asja juures on see, et ma ei tunne eriti, et ma millestki ilma olen jäänud. Jaa. Me alles eelmine episood rääkisime enam-vähem sama asja. Meistrite liigat, rääkisime. Nii palju on seda lõpuks. Ma arvan, et kui sa fokusseerid Premium-liigale Eesti jalgpallile, siis tegelikult leiad, et sa saad Eesti jalgpallist nagu kõik selle, mis sul on tegelikult vaja, et ei olegi vaja, lihtsalt paljud ei leia seda. Ma räägin, enne rääksime tendentsidest siin natuke, et siis tegelikult see ongi, et mis on tegelikult see jalgpalli väärtus. Selle jalgpalli väärtus ongi kogukondlik väärtus, sa toetad oma kohalikku võistkonda, sa suhtled oma kohalike inimestega, sa elad kaasa oma kohalikele poistele. Et neid, kes jõuavad neid Real Madridi vaadata, neid on Aasias piisavalt palju.
täpselt, et sa saad peale mängu lõppu, sa saad oma tiimi mängijatega patsu lüüa ja võib-olla võidu puhul koos võiduringi teha ja noh, seda iialgi sa ei saa, ma ei tea, MM-il mängivad Brasiilia, Saksamaa, Argentiina, sa ei saa minna MM-il keset staadionit võidule rõõmustama koos meeskonnaga. Eriti Kuressaares, ma arvan, saab tõesti minna see Floraga, ma ei tea, et need Flora mängijad kuidagi kibelevad kiirelt ära sealt A. Le Coq Arenalt, et peate arenguvestlust. Ei julgen eelmise hooaja põhjal kõvasti vastu vaielda, et meie mängijad jagavad. Sinu enda fännid on seda kurtnud. Meie mure on see, et nad jagavad ääre peale alguses liiga kaua autogramme, enne kui nad meie ette tulevad. No, nüüd nad teevad nagu vastupidi, et käivad meie ees ära, siis lähevad sinna külje peale autogrammi jagama, et aga nad on ikka mingi 10-15 minutit peale lõpuvõllet on endiselt veel täitsa staadionil olemas. Arenguvestlused on mõjunud. On Brandon ja Maarja meil veel või saame 2 traditsioonilist küsida? Minugi poolest. 2 traditsioonilist küsimust meie külalisele. Esimene, nimeta üks iseloomuomadus, mis peaks olema igal juhul. Ma arvan, et oskus ennast teise inimese rolli panna, jah. Või siis empaatiavõime või nimetame me seda, kuidas tahame. Okei, ja viimane küsimus on see, et sul on vaba mikrofon, meie vahel ei sega, meid kuulavad, ma ei tea, Eesti jalgpallifännid, miljonid, ma ütlen. Miljonid, tuhanded tulevad vaid tänavale tervitama. No vähemalt 176 inimest. Et jah, 10 korda rohkem kui Kure keskmine, see vahet ei ole. Et point on selles, et sul on võimalus midagi lõpus öelda, edasi anda, mis iganes sa soovid, kuidas sa tahad lõpetada seda episoodi. Ja mul tegelikult ma põgusalt sellest juba rääkisime natuke aega tagasi, et ma mõtlesin selle peale siia sõites ja tegelikult minu üleskutse ongi mitte ainult Kure kontekstis, vaid üleüldse Eesti jalgpalli kontekstis, et inimesed väärtustage seda, mis teil siin koha peal olemas on ja mõelge selle peale, et see, mida rohkem te staadionil käite reaalselt koha peal ja piletiga käite koha peal, seda rohkem te oma lemmikklubi toetate ja ärge selles suhtes kartke, et see Eesti jalgpall tegelikult ütleme keskmisele Eesti vaatajale, noh, paljud on alavääristanud kuidagi seda, et siin ei ole mõttetu mäng ja siin ei ole midagi vaadata, et ma ütleks, et ükskõik mis tasemel jalgpalli vaadata, on ääretult põnev senikaua, kuni vastamisi on 2 enam-vähem võrdset meeskonda, et siin ei saa loomulikult Madridi Reali või Manchester Cityt tõenäoliselt ei näe, kui te staadionile lähete Premium liigat vaatama, aga kui võib-olla Harju ja Tammek oma. Aga te näete Eesti parimat oma jalgpalli ja teie kohalolek seal staadionil päriselt loeb. No vot, tead Martin, aitäh sulle, et sa olid nõus tulema, tegelikult võib-olla lõppu see lugu ka, kuidas siia sattusid, et eelmine aasta Premium Liiga, meil on Telegramis, ka see hooaeg tuleb see ennustusmäng, oli siis eelmise hooaja võitja soov, et auhinnaks tuleb just Kuressaare särk ja et seda särki saada, ma pidin pöörduma siis Kuressaare poole, Martini poole ja Martin ütles, et kuule, aga kui sa juba siin minu poole pöördud, äkki ma tulen, räägin Kuressaarest, keegi pole kunagi teie podcast'is käinud Kuressaarest ja ma võtsime selle nii-öelda, ma ei tea, idee vastu ja siin sa oled, et tegelikult teinekord vaata lihtsad asjad ja väiksed kokkusattumised viivad inimesi siia kohta, et aitäh sulle, et tulid. Ja tänud kutsumast, et väga hea on ka ise vahepeal Kuressaarest rääkida, mitte lugeda, mida teised räägivad. Ei, me jah. Järgmine nädal võid kuulata meid. Aga jah, et aitäh Maarjole ja Brandonile ka, et olite siin olemas ja oma mõtteid jagasite, et aitäh teile, et kuulasite loomulikult neile, kes kuulasid, ma ei tea, kas tuleb 176 inimest täna kokku või mitte, loodame, et tuleb. Et jagage oma mõtteid ja kuna see episood ei ole otse eetris, siis on olemas ja mobiiliäpis siuke hype nupp, vajutage ja vaatame, et viime Kuressaare vähemalt kuskil edeletabelis tippu, et siuke lugu, et jah, teiega oli Ivan ja
rest of the crew, et järgmine reede uuesti näeme. aitäh, tšau! ja nägemist. Nägemist. kõik head.